donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere, meil on uus päev jälle tulnud, on neljapäev, 6. juuni ja meie mõtlesime täna siis sõita Mentonisse, sellisesse linna, mis on siis viimane linn enne Itaalia piiri. Nüüd tuleb kohe tunnel. et see linnakene on siis tähelepanuväärne, see Mentoni linn on tähelepanuväärne oma vanalinna ilusate, atraktiivsete aedade poolest ja lisaks siis ka suurepärane kliima ja suursugused restoranid, mis on siis väidetavalt kõik ikkagi Itaalia stiilis pitsad ja pastad, et nad on täitsa nagu ära itaaliastunud seal juba. Tänu siis nendele atraktiivsetele aedadele ja suurepärasele kliimale ja kõigele sellele on siis Mentonit kutsutud ka Prantsusmaa pärliks. Ja väidetavalt on siis seal vähem rahvast, kuna millegi pärast pigem eelistatakse, turistid nagu eelistavad siis pigem juba lähedal asuvat Monacot või siis juba Itaalia Riviera linnasid, et siis Mentonis peaks selle võrra nagu vähem olema rahvast. Aga et sealt pidid siis ilusad vaated avanema, aga suureks miinuseks pidi see olema, et tuleb hästi palju ülesmäge kõndimist, et kõik on nagu ikka mäe otsas on need vanad külad ja asjad. Ja hästi värviline on see linn peaks olema, et fassaadid on roosad ja kollase ja kreemika varjundiga, et selline lõbus ja värviline. Ja siis need Mentoni aiad, et need on hästi populaarsed, et ühed populaarsemad on näiteks Maria Serena villaaed, mida kutsutakse ka väikseks Aafrikaks ja siis ka Fontana Rosa Valencia aed. Aga kuna need on nagu suletud, siis meie neid vaatama ei lähe, küll aga me leidsime ühe teise aia, mis peaks olema avatud, et lähme siis vaatame selle aia üle, et mõnes aias siis ikkagi käia. Ja Mentoni kohta siis veel nii palju, et lisaks on Menton tuntud oma sidrunifestivali poolest, mis toimub igal aastal veebruarikuus ja on see siis sellel põhjusel, et väidetavalt ongi siis sidrunid üleüldse nagu saanudki alguse siit Mentoni linnast. Sõidame muudkui tunnelisse. Ja see iga-aastane sidrunifestival, see on siis alguse saanud 1933. aastal ja siis toimus puuvilja ja lillede näitus lihtsalt ja sellest siis kasvas välja selline suur üleüldine sidrunifestival ja seda külastab iga aasta üle 200 000 inimese. Igal aastal on ka oma teema sellel festivalil, et 2024. aastal näiteks oli teemaks mereveelukad, vaalad, delfiinid, kalmaarid ja muu selline. Ja see Mentoni linn on siis kogu kontinendi suurim sidrunitootja üldse ning Mentoni sidruneid peetakse ka erilisteks, kuna nad on erekollased, pigem pikliku kujuga ning happe ja essentsi rikkad ja koore sees on siis kõige rohkem eeterlikke õlisid. Ja sidrunipuid võib siis ka tänavatel olla igal pool ja miks need sidrunid nii olulised on, selle kohta on ka legend olemas. Kohe peale tunnelit räägin. Vahepeal läbisime siis ka maksupunkti, et siin tee peal on neid üsna mitu, et iga natukese aja tagant küsivad natuke raha, küll 70 senti, küll €50, nüüd võeti 3,20. Niimoodi pika peale koguneb päris hea summa ju, aga iga natukese aja tagant natuke küsivad. Aga okei, nüüd sellest legendist siis. Me sattusime ummikusse hoopis, va? Et selle legendi kohaselt on siis siia, et Mentoni linn on alguses saanudki sellest, et esimene sidrunipuu on istutatud just siia. Ehk siis Eedeni aiast koos Aadamaga välja saadetud Eeva võttis sealt kaasa ühe kuldse vilja. Aadam siis kartes jumalikku viha, anus Eevat seda ära viskama. Ja Eeva ka nõustus sellega, aga ainult tingimusel, et ta viskab selle ära oma valitud kohta.
ja oma teekonnal nad siis ületasid mägesid, orge, tasandikke, kuid Eevat ei rahuldanud ükski koht. Järsku ilmus aga nende ette siis karavani laht Mentonis ja selle lahe ilu ja pehme kliima ja lokkav taimestik meenutas Eevale paradiisi ja Eeva mattiski siis siin Sidrunimaasse. Hiljem tekkiski siis sama koha peale Mentoni linn. Vaat selline legend siis. Aga nüüd sõidame sinna kohale ja vaatame, kas näeme seal koha peal siis ise ka midagi, sidruneid ja ma ei tea mida veel. Nii, olemegi Mentonis kohal, siis ainult jahid ja äge mere ääres. Ilus on siin rannapromenaad ja plaanis on minna siis nüüd botaanikaaeda, et siin on need 2 aeda, mida ma ennem mainisin, nendesse me kahjuks ei saa, aga mingi Valrameh botaanikaaed on, kuhu me peaks siis saama, et lähme jalutame sinna. Fassaadid on siis värvilised, nii nagu kirjas oli, et roosad ja kollased ja beesid ja kuigi see natuke niisugused pleekind näevad välja, aga muidu kiftida. Ikka ilus. Neid värvilisi maju veel siuksed, need fassaadid on hästi äge. Jõudsime siis nüüd siia botaanikaaeda kohale, et selle koha nimi oligi siis, mis selle nimi on, botaanikaaed Valrameh Menton. Vaat selline, et lähme siis jalutame ringi siin ja naudime ilusat loodust ja põnevaid taimi. Selline saed on, numbrite järgi saab kõndida, selles mõttes on hea lihtne. Siuke hästi looduslik, hästi palju huvitavaid taimi on, mida nagu pole näinudki varem. Nüüd lähme siit mööda seda aeda. On ilus, lahe kohta. Kõik on ikka nii roheline ja ikka metsike loodus. Internetis olid hästi suured vesiroosid, aga ju siis aeg pole selline. Vägevad. Ilus aeg on küll, hästi võike lopsakas. Aga samas nagu metsik ta ei ole sedasi ülehoritult korda tehtud. Et botaanikaaaias on meil nüüd käidud ja nüüd siin mööda seda Mentoni rannapromenaadi siis liigume tagasi oma lõvi juurde ja siis on meil plaan minna Eesi külla. Nüüd siis sõidame siit Mentoni linnast ära ja läheme Eesi külakesse, mis on siis väidetavalt üks selle Alp-Maritimesi piirkonna üks ilusamaid külasid ja asub ta 427 meetri kõrgusel, et selline vana küla ja seda küla kutsutakse siis ka Kotkapesaks just sellepärast, et ta on selline mäe otsas vana küla, selline armas. Peagi me siis jõuame sinna Eesi külla, et tahtsin veel Eesi kohta ainult nii palju siin rääkida, et see Ees siis ametlikult liideti Prantsusmaaga alles 1860. aastal ja enne seda kuulus piirkond Savoia dünastiale. Ja tegemist on siis vägagi iidse asukohaga, et näiteks on siis ka teada, et kunagi asus sellel mäel üldse foiniiklaste tempel jumalanna Iisisele. Ja seal on selline vana keskaegne külas siis, et seal saab jalutada majade võlvide all mööda ebatasast maastikku ja käänulised ja omavahel põimuvad tänavad moodustavad tõelise pärli, kus iga vana kivi siis tahab meile oma saladusi rääkida. Nii on selle külakese kohta öeldud.
ja et nende kohalike hulka on siis omal ajal kuulunud ka filosoof Friedrich Nietzsche, kelle järgi on seal ka nimetatud tee, mida mööda jalutades saab siis nautida võluvat matka imeliste vaadetega Provence'i rohelusele. Ja seal peaks olema siis ka üks botaanikaaed, mis on rajatud sinna terava kaljunuki peale, et seda botaanikaaeda me tahaksime siis ka kindlasti vaatama minna. Vot, aga nüüd sõidame, meil on 13 kilomeetrit minna ja siis oleme Eesis kohal. Jõudsime siis siia Eesi linna nüüd või küla on ta tegelikult, Eesi küla. Ja kohe siin all on siis selline koht nagu see Galimardi parfümeeria pood. Et see on selline hästi tuntud koht ja sinna pidavat olema, et võib julgelt sisse astuda ja lõhnu nuusutada. Üleval peaks siis olema see Eesi kindlus, kuhu me lähme, see vana küla ongi seal mäe otsas, et seal on need väiksed tänavad, mida mööda kõndida ja kusagil peaks siis see botaanikaaed ka olema. Nüüd lähme vaatame. Ka siukest teed siis saame siia üles minna. Siin on rahvast ikka palju, turiste on siin väga palju. Mingi lavendli asju müüvad. Kõik lõhnab lavendli järgi ka. Mõnusad vaatled. See Eesi küla sissepääs, et oli kirjas, et sinna sisse pääseb linna ainult läbi võlvkaartest väravate. Ja siin on kõik vaadet nautimas. Siit näha on selline vaade. Sellised tänavakesed on siis siin, mida mööda me kõnnime. Saime siis kenasti siia botaanikaaeda sisse. Eesi botaanikaaed, siin prügikasti peal on ka see kiri näha. Ja nüüd siis 8 eurot oli pilet, ehk siis 16 eurot kokku. Ja nüüd siis lähme siis vaatame, kas me siit rahvamahelt läbi ka mahume. Suurepärased vaated. Tänevad. Kaktuse õied on ilmselt. Siis tuleb siit edasi minna sinna üles. Oleme peaaegu siin täitsa üleval juba. Alt nad tulevad siis nüüd. Oh yeah, it's too hazy to be able to sample the distance. Laedad kaktused on siin need. Pididki olema üle maailma siin igasugused kaktuselised ja sukulendid ja kõik sellised kokku tassitud. No nii, tänane ring on meil siis tehtud, Eeses oleme ka ära käinud ja oleme siis oma kodulinnast tagasi Cagnes-sur-Meris. Ja lihtsalt näitan, see kasiinopood on, et see vist tundub on selline kõige kodusem pood meil siis, mis on umbes 900 meetrit meie kodust, et lähme käime jälle poes ja siis lähme koju, on tänane päev sellega läbi.
tere uut hommikut. Meil on kätte jõudnud 7. juuni ja reede on meil vist, ja praegu me oleme siis tulnud sellisesse linna nagu Saint-Paul-de-Vence. Aga siin linna sissepääsu juures on selline väljak, mis on siis suurte plaatanite varjus, sellised puud on plaatanid. Et suurte plaatanite varjus asub siis väljak, mis on Lino Ventura ja Yves Montandi petangi mängudes säilinud kuulus väljak. Siin olid need petangi need ka, siin on näha. Et see on nagu igale turistile kohustuslik vaatamisväärsus ja väljaku nimi on Place du Jeu de Poules. Vaat nii, nüüd lähme linna peale. Niisugustest väravatest saab sisse vist linna. Et see Saint-Paul-de-Vence on siis selline linn, mis on inspireerinud hästi palju maalikunstnikke, et on oma vaadete poolest siis niivõrd ilus, et siin on hästi mitmed kunstnikud on siin siis inspiratsiooni leidnud. Et näiteks Modigliani ja Marc Chagall on siia maetud, isegi ta on siin elanud. Siia maetud. Linn on täis siis igasuguseid kunstiateljeesid, et neid on siin meeletult palju. Et igale kunstnikule oma ateljee ja galerii. Ja siin linnas iseenesest elama pidi umbes 3000 elanikku, aga iseäralik pidi see selle poolest olema, et kõik need 3000 elanikku on üht või teist pidi seotud selle kunstigaleriidega või kunstiga siin linnas. Päris vinged need tänavad on siin, mingid pisikesed sellised ja äge. Hästikud, neid viimlaseid jätkub igale poole. Aga ma ei leidnudki praegu, mingi purskkaev see oli, kus kunstnikud kogunesid ja lähme edasi. Cemitério? Ah, o cemitério? Siit pididki avanema imelised vaatad, mida siis on siin näha jälle. Passava o cemitério, que bonito. Vamos virar pra cá, viu? Nüüd siis tulime siia alla surnuaeda ja siin on siis see kurikuulus Marc Chagalli haud. Siin on Marc Chagall. Siia neid kivikesi pidid inimesed ise ka tooma, et kirjutavad mingeid soove siia peale ja toovad siia kivikesi siia tema hauale. Tegime väikse jalasirutuse peatuse teel Cordoni poole, lihtsalt avanes nii äge vaadasid. Tavaliselt need mäed on, või need teed on siin sellised, et üldse taskuid ei ole, et kõrvale võtta. Aga siin nüüd oli selline võimalus, et vaadet vaadata. Ma ei tea, mis linn see siin all võib olla. Arvate tulime sealt? Võib olla. Me oleme teel siis nüüd praegu Cordoni linna või külakesse, Mägiküla anda. See ongi siin eemal näha. Ja see on selline feodaalne kindlus, on seal keskel vana 9. sajandist pärit kindlus, Chateau de Cordon. Ja see on jah selline, seal on säilinud igasugused vanad pesupesemiskohad ja mingi selline. Aga iseenesest see Cordoni küla ongi nagu, et tema vaatamisväärsused peituvadki nendes vaadetes nagu põhiliselt. Tänapäeval on seal jälle muuseumid seal kindluses asuvad ja aiad. Jõudsime siis siia Cordoni Mägikülakesse kohale
et jalutame siin siis natukene ringi. Vaatame neid väikseid ilusaid tänavaid. Siin. Jah. See küla kohta oli öeldud seda, et siin on nii vähe elanikke, et jääb mulje, nagu see olekski turistide jaoks lihtsalt ehitatud atraktsioon, aga tegelikult ta seda ei ole. Tegelikult ikka inimesed ka elavad siin, aga hästi palju poekesi, käsitöökaupa, mida kõike siit siis leida võib. Need on siis need vaated, mille poolest siis see Gordooni küla on siis tuntuse ja kuulsuse saanud. Väikse peatuse veel, et me oleme praegu siis siuke koht on nagu Hundijõe kanjon. Et kohutavalt sügav on, aga sinna alla, sinna üldse sinna ei paistagi, see on nii kaugel. Ongi, et lummava maastiku ja loodusega piirkond lihtsalt. Et selline kanjon on seal all, jah. Vesivu. Mööda selliseid vahvaid teid siis sõidame nüüd mäest alla tagasi kodu poole. Et see Gordooni küla, kus me käisime, see oli kõige kõrgem, see oli 758 meetri kõrgusel. Ja nüüd me oleme siin vaikselt allapoole tulnud läbi selle Hundijõe kanjoni. Ja tänased vaatamisväärsused selles mõttes on meil käidud. Nüüd meil on plaanis veel kaubanduskeskusesse minna. Siin on Leclerc. Lähme uurime, me seal ennem ei ole käinud. Loodetavasti äkki see on selline suurem ja äkki on ka rahakotisõbralikum, sest need kasiinopood, kus me siiani oleme käinud, see väga rahakotisõbralik pood ei ole. Ja meil hakkas ka silma see, et nagu kohalikud seal ka sellist suurt toidukaupa ei osta, et ostetakse 1-2 asja, et võib-olla see ongi selline pood, kus ongi kallim pood. Ja. Et aga vaatame, kuidas see Leclerc on ja kui see ka meile ei meeldi, siis siin on veel Lidl olemas, et äkki siis Lidlis on, seal peaks olema niisugused normaalsed hinnad. Aga siis läheme koju tagasi ja vaatame siis edasi, mis homne päev toob. Tere hommikut jälle. Täna on laupäev ja 8. juuni. Me oleme juba nädal aega reisil olnud. Ja praegu me oleme teel siis Saint-Tropezi poole. Ja me oleme täitsa siin ranniku ääres, et nüüd see Vahemere ranniku äärt mööda siis liigume sinna Saint-Tropezi poole. Siin on nii ilusad vaated lihtsalt. Sinna taha poole ka. Laevad sinna. Vägev. Jalgrattureid on hästi palju, siin kogu aeg sõidavad teede peal. Selline väikse jalasirutuspeatuse alla. Lihtsalt nii kiht, ikka punane kivi. Palju. Siin all on randa. Kõik inimesed päevitavad. Vaatan korra neid kaktuseid ja vaatan niisugused õied.
vaatan natuke seda teed ka siis, mida mööda me sinna Saint-Tropezi sõidame mööda seda Vahemere rannikut seal. Ja mõtlesin, et siis nii palju räägin siis sellest Saint-Tropezist ka juurde, et see Saint-Tropez oli siis üsna vaikne koht ennem teist maailmasõda, et aga peale teist maailmasõda hakkasid siis eliitrahvas siis just eelkõige igatsema sellist vaikset ja rahulikku kohta, kus saaks oma haavad lasta kinni kasvada ja hakkasid otsima selliseid vaikseid kohti ranniku ääri ja nii nad avastasid ka Saint-Tropezi ja hakkasid siis siia kolima ära siis suurtest pealinnadest, et lihtsa ja ilusa elu keskele. Ja ka see Saint-Tropez ise sai siis nagu kuulsaks tänu 1956. aasta filmile Ja Jumal lõi naise, kus siis Brigitte Bardot oli peaosas. Ja lisaks on ta siis tuntud ka Louis de Funèsile filmidele, need sandarmite seiklused. Nii et see ongi siis peamine. Sellel Louis de Funèsi muuseum on seal ka, et nagu sandarmi filmide muuseum. Aga seda vaevalt, et me nüüd külastama läheme otseselt. Tšau! Me vaatame vaadet. Lahe vaade on küll siit. Jõudsime siis Saint-Tropezi kohale. Siin on kohutavalt palju autosid, kõik parklad on täis. Mega kaua otsisime endale parkimiskohta ja nüüd siis lõpuks saime siia sadama parklasse lõvi panna. Aga no nüüd lähme jalutame siis Saint-Tropezi siin rannas. Tulime jahte vaatama, siin on need suured uhked jahid. Need on tegelikult ikkagi suht pisikesed, mis siin näha on. On palju suuremad peaks olema. Kaugemal mere peal neid. Kaugemal mere peal, jah. Muidu siin pidid olema, et hästi kallid jahid on siin ka, et näiteks Donald Trumpile kuuluvad jahid või Roman Abramovitšile või sellised seest marmorist ja kullast kõik. Aga siin on niisugused väiksemad, mis näha on. Niimoodi jahid on siin igasugused uhked. Sellised. Väga palju neid on siin. Terve see ranna äär on täis. Filmiks natuke linnapilti. Melu käib, kõik igal pool söövad, istuvad, rahvast on palju, kõik on turiste täis. Selline see Saint-Tropez siis on. Vaat niimoodi lähevad siit need tänavad väikesed ka siis, mida mööda kõndida. Aga palju rahvast on tänavatel. Aga kuna on laupäevane päev, siis ongi see ilmselt ka mõistetav, et miks nii on. Ja oleme siis siin sujuvalt jalutamisega jõudnud Jumalaema taeva minemise kiriku juurde. Et see on siis tegemist siis Itaalia barokstiilis kirikuga, mis on olnud siis kalurite, nii rõõmus kui kurbuses kalurite elu keskpaigaks siis. Näed, üks turist läheb.
hästi käidud ja kõik ongi siis väga hästi. Sellega on siis meil see Saint-Tropez nähtud ja tehtud, et siin on igast kohvikud veel ja meeletult ikka on rahvast kohutavalt palju. Ma arvan, nad lähevad jahile, et merele minna. Ma arvan nii. Aga meie otsime nüüd oma lõvi jälle üles ja sõidame siis oma Cagnes-sur-Meri poole tagasi.